Head sõbrad, ma usun, et on olemas neid hetki, kus me kipume natukene rohkem oma elu analüüsima kui mõnel tavalisel päeval. Mõnikord on selleks sünnipäev, teinekord võib-olla isegi matused, kolmas kord lihtsalt üks pikk õhtupoolik või aastavahetus või ükskõik milline muu aeg. Aga siis, kui me seda teeme, siis me kipume tagasi vaatama sellele, mis on olnud ja käime läbi teatud sündmused, mis viisid järgmise ja järgmiseni ja tõid meid täpselt sinna kohta, kus me just siis oleme. Ja siis me unistame seda, et milline võiks olla tulevik. Ma usun, et aastavahetuse paiku näiteks on väga paljud andnud endale lubadusi ja teistelegi lubadusi, et nad tahavad olla ilusamad, targemad, osavamad, tervislikumad, tugevamad, mida iganes. Ja selleks, et seda saavutada, on vaja paika panna teatud teejoon või teekaart. Et jõuda siit, kus me oleme, sinna, kuhu me jõuda tahame. See on üks teekonna teema ning seetõttu tahan ma rääkida täna sellest, kuidas moodi me mõnikord sellel teekonnal reisime ja oleme. Ma oma elust olen nii mõnedki suved veetnud Riias, sest õppisin seal ja just nimelt suviti ning meie peatuspaik või elukoht oli umbes pooletunnise trollisõidu kaugusel sellest kohast, kus meie loengud toimusid. Ja igaüks, kes on Riias ühistranspordiga sõitnud, võib-olla on tähele pannud seda, et seal on üks teatud, või vähemalt siis oli üks teatud konkreetne selline natukene nasaalne hääl, mis teavitas. Naakama Pietura ja seejärel tuli tänava nimi või peatuse nimi, kuhu troll jõudma hakkas. Usun, et sa oled juba aru saanud, et Naakama Pietura ei tähenda mitte midagi muud kui järgmine peatus. Ja just nimelt see Naakama Pietura Gertrude Siela oli see, kuhu minule oli vaja jõuda. Mäletan küllalt palju neid hetki, kus mul polnud õrna aimugi, kus kohas ma täpselt olen. Sellepärast, et kes ikka vaatab rolli aknast välja, mõeldes, et kui kaua veel sinna sihtkohta jõuab. Kuid teades natukene juba seda, kuidas moodi tänavad liiguvad Riia linnas ja kus peatused asuvad ja milline järjekord neil on, siis seesama Naakama Pietura andis sulle teada seda, kui kaugel veel sellest sihtpunktist oled. Naakama Pietura, Matissa Jeela ja tead, et järgmine on Gertrude Siela, pead hakkama püsti sättima ennast selleks, et järgmises peatuses väljuda. Sul ei pruugi olla isegi mõnikord täpselt sõiduplaane, mis ütleks, et kell 14.32 oled sa seal, kus sa väljuma pead. Sul ei ole vaja kella, sest sul on see hääl, mis ütleb, järgmine peatus on sinu peatus. Need tänavanimed ja peatuse nimed on teatud mõttes orientiirid, sest isegi kui trollil ei ole konkreetsed graafikud, mille järgi ta sõita sai või ummikud olid ja troll oli lootusetult hilinemas juba sinna kohta ja selle 28 minuti asemel, mis graafikus oli kantud, olid see trollis istunud juba, ma ei tea, tund ja 15 ja ikka veel kohal ei olnud, siis ei tasunud sattuda paanikasse, sellepärast, et just nimelt see Naakama Pietura on see, mis ütleb sulle, kus kohas ja kui kaua veel teekond kestab. Need tänavanimed andsid teatud mõttes konteksti. Need andsid kindlustunde isegi siis, kui kõik muu ümberringi oli nagu natukene lagunemas. Kuid reisimisega seoses on mul ka üks teine mälestus. Natukene kaugemast ajast minevikus, kui elasime teispool Rakveret ja aeg-ajalt käisin Tallinnas Vanaemale külas. Ja meil oli hea tava või traditsioon. Vanaema pani mind bussi peale ja õiges peatuses pidin ma ainult maha astuma selleks, et kodused mind oleksid sealt üles noppinud. See sõit ei olnud üldse mitte selline hea lühikene pool tundi siia-sinna, vaid kestis, ma kujutan ette, et natukene isegi üle 2 tunni, sellepärast, et tollal oli peatusi rohkem ja bussid võib-olla ka natukene aeglasemalt. Ma teadsin, millises peatuses peab maha minema. Ma teadsin, mis kell buss peab sinna kohale jõudma. Ja ma teadsin, millised peatused on enne minu peatust. Ja ometigi juhtus see, et ühel päeval sõitsin ma peatusest lihtsalt mööda. Miks? Ei mitte sellepärast, et bussijuht oleks eksinud ja viinud mind kuhugi mujale. Ei mitte sellepärast, et see sihtpunkt, see kodupeatus oleks äkitselt vahetanud asukohta ja olnud kusagil mujal, vaid sellepärast, et ma ei pannud tähele, et minu peatus on nüüd ja kohe kohale jõudmas.
Tol hetkel ei tegelenud ma mitte lihtsalt niisama aknast välja vaatamisega, vaid ma mäletan isegi seda, et ma mäletan peatust, mis oli 4 peatust enne minu oma ja seejärel ei mäleta ma enam midagi, sest ma jäin lihtsalt magama. Ja siis, kui oli minu peatus, siis uksed sulgusid ja buss sõitis edasi ja mina olin seal bussis. Minu peatus aga jäi selja taha. Need 2 pilti, Riia trolli naakama Pietura ja see lapsepõlve maha magatud peatus toovad meid tegelikult täna selle vaimuliku teema või iva juurde. Mis on sinu elus tähtsam? Kas see, kui sul on olemas täpne sõiduplaan või see, et me tunneme ära selle, kus me praegu oleme? Ma arvan, et inimestena me armastame sõiduplaane, sest sõiduplaan annab meile teatud turvatunde, teatud raamistikku ja sa ei pea lihtsalt niisama lootusetult kaua kusagil peatuses istuma ja seisma ja ootama, vaid sa saad kontrollida, et ahah, kell on nii palju, jõuan küll. Ja Jumal teab seda, et me armastame sõiduplaane. Ta on piiblisse kirja pannud tohutult palju ajamääranguid sellest, mis ja millal hakkab toimuma. Kuid ometigi on midagi, mis keerab kogu selle süsteemi pea peale. Nimelt, sõiduplaaniga on see paha lugu, et kui me vaatame, et ahah, mul on veel 10 minutit aega oma peatuseni, see tähendab seda, et 9 minutit saan ma veel tukastada. Siis kui suur on tõenäosus, et sa 10 minuti pärast üleval oled ja õiges peatuses maha astud? Või juhtub sinuga nii, nagu minuga juhtus tollel lapsepõlve bussisõidul? Sõiduplaan ja sõiduplaani teadmine annab meile turvatunde ja kindlustunde, aga sellega koos ka illusiooni kontrolli võimekusest ja kontrollist. Kui ma tean seda, millal Jumal täpselt sekkub kõigesse sellesse, mis siin maa peal toimub, siis saan ma nagu oma elu natukene selle järgi sättida ja ära optimeerida, sest ma saan elada maailmale nii kaua kui võimalik ja valida alles viimasel hetkel Jumala ja tema hea plaani, et nautida ka igavikku. Jeesus aga võtab selle illusiooni ja rebib selle tükkideks. Ta võtab meilt kõigilt sõiduplaani käest ära ja ütleb midagi, mis on eriti oluline. Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 36. salmis öeldakse, seda päeva ega tundi ei tea aga keegi, ei taevainglid ega poeg, vaid isa üksi. Ja 42. salmis lisab Jeesus, valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Jumal ütleb väga selgelt, sul on olemas sihtpunkt. See on igavene elu koos minuga. See on igavene elu uueks loodud maal, kus ei ole enam pattu ega patu tagajärgi. Kuid ma ei taha sulle anda sõiduplaani. Ma ei taha, et sa teaksid, kui kaugel sa sellest igavesest elust praegusel hetkel on. Miks? Miks ta ei anna meile kuupäevasid või kellaaegu? Sest kui meil oleks see sõiduplaan, siis me keskenduksime just nimelt kellale, mitte Jumalale. Kui meil sõiduplaani aga ei ole, peame me tähele panema seda, kus me oleme ja kes meid juhib. Sõiduplaani puudumine sunnib meid otsapidi olema suhtes bussijuhiga, mitte kellaga. Tuleme tagasi nüüd sinna Riia trolli juurde. Kui mul pole graafikut, siis kuidas ma tean, et ma eksinud ei ole? Ma kuulan, vaatan välja ja kuulen naakama Pietura puiestee kuuldused sõdadest. Kas see kõlab tuttavalt? Naakama Pietura, väljak, kus armastus jaheneb. Jeesus annab meile Matteuse evangeeliumi 24. peatükis ja Luuka 21. peatükis mitte konkreetset sõiduplaani, kus on kuupäevad ja kellaajad ja bussi väljumise postid kirjas, vaid marsruudi kirjelduse koos tundemärkidega, et me saaksime aru, kus me asume. Ta ütles, kui te näete neid asju sündimas, siis teadke, et see on ligi, see on ukse ees. Ja nii nagu Riias aitasid mul tänavanimed aru saada sellest, et ma olen õiges linnaosas ja õige trolli peal, siis aitavad need märgid meil tegelikult mõista, et me ei ole eksinud. Maailm ei ole kontrolli alt väljas, vaid see kaos, mida me näeme tänavatel ja mõnikord uudistes, see moraalne segadus, millest me oleme kuulnud ja lugenud ja mõnikord isegi läbi elanud, need on lihtsalt peatuste nimed, millest me peame läbi sõitma, et jõuda oma sihtpunktini.
See kõik, mida me näeme, mida me kogeme, mida me tunneme, ei peaks tegema meid rahutuks. Sest Jeesus ei taha tuua meile mitte segadust ega hirmu, vaid ta tahab tuua meile rahu. See peaks andma meile rahu, sest kui me teame, et troll sõidab alati läbi ühe hämara ja lagunenud ja natukene kahtlase linnaosa, siis ei ole vaja sul trollis istudes karta, kui sa sinna jälle tagasi jõuad. Sest sa tead, et see on osa marsruudist, mis viib sind sihtpunkti, kuhu sa jõudma pead. Sa tead, et iga järgmine Naakama Pietura on lähemal kesklinnale. Aga siin on üks konks. Riia trollis aitab tänavanimede teadmine ainult siis, kui sa paned tähele ja oled ärkvel. See teine lugu, see lapsepõlves maha magatud peatus on just selline. Ma teadsin teed, ma teadsin, et lõpppeatus on kodu, aga ma sõitsin mööda. Kuidas ja miks me mõnikord oma vaimulikus elus ka oma peatustest mööda sõidame? Miks me siis, kui meil on olemas Jumala sõna ja me teame, mida Piibel ette kuulutab, võime ikkagi tähelepanu kaotada ja oma peatusest mööda sõita? Asi on nimelt selles, et mõnikord me harjume sõiduga nii ära ja see muutub igapäevaseks. See trolli ühtlane urin ja pinin peatusest minnes ja pidurdades, see uinutab, istmed on mugavad või vähemalt talutavad, kõige hullemini ei haise või kõige palavam või külmem ei ole. Ja kui me vaatame aknast välja ja näeme midagi huvitavat, olgu selleks karjäär või raha või meelelahutus või põrnitse oma telefoni, nagu see tänapäeval tavapärane on, siis me mõnikord unustame ära selle, et me oleme teel kuhugi. Me hakkame elama trollis selle asemel, et oodata ja igatseda oma koju jõudmist. Jeesus hoiatas selle eest meid tähendamissõnas, mille ta rääkis 10 neitsist. Nad kõik teadsid sihtpunkti, pulmad, nad kõik teadsid, keda oodata, see on peigmees, ja nad kõik jäid magama. Oht ei ole selles, et me ei tea, kuhu me läheme. Oht on selles, et me ei pööra pigem liialt tähelepanu sellele, kus me praegu oleme. See järgmine peatus on võib-olla kõige tähtsam peatus sinu elus. Just praegu, just nüüd, sest see on nüüd ja kohe, mis vajab tähelepanu. Mitte see, mis tuleb 5 aasta pärast. Mitte see, mida sa unistad kätte saada siis, kui sa oled kooli lõpetanud, hea töökoha saanud, kolinud kuhugi teise maailma otsa. Mitte see, vaid see, mis on täna ja praegu. Võib-olla on see sinu tänane peatus andestus. Võib-olla on sinu tänane peatus otsus istimiseks. Võib-olla on see otsus uuendada oma suhet Jumalaga. Sest kui sa seda täna ei tee, siis võid sa mööda sõita ka oma lõplikust sihtkohast. Võib-olla on sinu tänane peatus kellelegi abikäe ulatamine. Ja kui sa seda täna ei tee, siis võib homme olla juba liiga hilja, sest seda inimest enam ei ole. Kui me keskendume nimelt ainult oma suurele lõpppeatusele, sellele suurele võimsale eesmärgile, mis paljudele kristlaste jaoks on Jeesuse Kristuse tagasitulek siia maale selleks, et viia meid ära, ajutiselt ära ja siis tuua tagasi siia, kus on uus maa ja uueks loodud maa ja kus me võime elada igavesti, siis võivad need väikesed maha magatud peatused, mis meid sinna sihtpunkti kohale viivad, tegelikult meid teelt ära eksitada. Me võib-olla ei pane tähelegi seda, et kogemata kombel ei ole me mitte trollis enam, mis viib sihtpunkti poole, vaid see on haagitud mingisuguse muu sõiduki ette, mingisuguse muu trolli ette ja see loksub hoopis teises suunas. Kuidas siis elada nii, et me ei kardaks liigselt tulevikku, sest meil ei ole graafikut, sest me ei tea, kuidas kõik see asi täpselt ja millal ette hakkab toimuma, aga me ei magaks maha ka seda, mis tulevik toob, sest me oleme liiga mugavad. Vastus on suhteliselt lihtne. Usalda juhti ja järgi teed. Kujuta ette, et sa istud autos, mille roolis on sinu isa ja sa usaldad oma isa täielikult. Siis kas sa muretsed selle pärast, mis kell sa täpselt jõuad sihtpunkti?
Ja ma tean, et paljud lapsed on küll seda moodi, et nende suurimaks küsimuseks, mida iga 5 minuti tagant küsida, ja ka minu lapsed on seda teinud, on mis kell me täpselt kohale jõuame või kui kaugel me oleme või kui mitu minutit veel. Ja siis sa ohkad ja arvutad ja ütled, veel on täpselt 127 minutit. Ja järgmine hetk, ei, ikka on veel 127 minutit, see on 2 tundi ja 7 minutit. Ei, sa ei pea vahepeal ära magama, aga sa võid, kui sa tahad. Ja nüüd on 2 tundi ja 6 minutit. Ja see on küll pikk aeg, aga sa saad hakkama. Mõnikord tuleb selliseid vestluseid autodes ette küll, kuid tegelikult ei ole sellel mitte mingisugust põhjust, sest lapsi ei huvita see, millal me kohale jõuame täpselt, vaid neil on vaja teatud meelelahutust, teatud kindlust, teatud arusaama, et me liigume õiges suunas ja et sina juhina paned seda tähele. Kas sa muretsed sellepärast, et te võite äkki kraavi sõita? Ei, sa tead ju, et sinu isa oskab autoga sõita. Või sa kardad seda, et äkki sa jääd magama ja siis, kui me koju jõuame, siis sina jääd autosse üksinda ja teised kõik lähevad tuppa. Kas seda on kunagi varem juhtunud? Loomulikult mitte, sest sinu isa on see, kes ajab sind ülesse või sikutab sind sealt soojast autost välja ja viskab õla peale ja tassib sind ülesse tuppa selleks, et sa ei jääks sinna magama. Mida sul on vaja? Sul on vaja usaldada juhti, mitte hakata liigselt muretsema. Meie probleem on aga see, et me mõnikord tahame ise olla juhid. Me tahame ise määrata oma kiirust ja oma teekonda, oma marsruuti, oma vahepeatuseid. Või siis, kui me ei taha olla juhid, siis me tahame olla reisijad, kes absoluutselt kõike kontrollivad. Jookseme paanikas mööda bussi ringi ja küsime, kas me ikka jõuame õigeks ajaks? Kas see oli ikka õige pööre? Kas bussijuht tohib nii teha? Mida see autojuht seal kõrval teeb? Kas, miks, kuidas? Kõik need küsimused on need, mis tegelikult tekitavad segadust. Jumal on andnud meile oma sõna. See on otse kui see naakama Pietura teadvustaja ja püha vaim on see, kes ütleb, see on õige tee, käige seda mööda. Kui meil ei ole sõiduplaani, vaid on ainult sihtpunkt, siis muutub usk Jumalasse elavaks suhteks. Sest me peame iga päev küsima, issand, kus on minu tänane peatus? Kus kohas ma sellel teel praegu asun? Head sõbrad, me teame seda sihtpunkti, sest piibel on maalinud meile imelise pildi sellest, mis ootab meid reisi lõpus. See on koht, kus enam ei ole ei pisaraid, ei valu ega surma, sest kõik see on möödunud ja uus on tekkinud. See sihtpunkt on kindel ja meil on taskus pilet, mis on ostetud Jeesuse Kristuse verega ja see pilet kehtib kuni sõidu lõpuni. Ja see, et me ei tea sõiduplaani, see, et me ei tea seda, kas see lõpp on täna õhtul või aasta pärast või 10 aasta pärast või veel kaugemal tulevikus, see on teisejärguline küsimus. Sest meile on antud tänane päev. Kuula tähelepanelikult ja vaata enda ümber. Ära lase oma elumuredel ja mugavusel end uinutada, sest võib-olla just praegu kõlab kusagil vaikne hääl, mis ütleb, naakama Pietura, sinu südame uks. Ära sõida oma peatusest mööda ja ära keela Jeesusel selles peatuses sisse astumast. Ära maga seda hetke maha. Valmisolekuks ei ole sul vaja ei kuupäeva ega kellaaega, vaid on vaja olla ärkvel ja usaldada juhti, kes just sind koju viib. Jumal on see juht kogu inimkonnale ja sulle ka. Anna oma elu tema kätte ja usalda teda, sest tema teeb kõige paremini seda tööd, mida tema oskab. Juhib sind koju. Ja kui sul kunagi tekib kahtlusi selles, et kas sa oled ikka õigel teel, siis pöördu tema sõna poole. Ja otsi üles need, kes võivad sulle teel abiks olla. Sa võid otsida üles lähima adventkoguduse või otsida üles lähima pastori ja küsida temalt, kus olen mina sellel teel ja mida on mul vaja tähele panna. Ja usu mind, ka nemad aitavad. Kui mitte millegi muuga, siis saavad nad juhatada sind tagasi tee peale, kuulama seda häält, kus Jumal ütleb sulle, naakama Pietura, sinu südame uks.